次变现，可以这样选。 Kaos haaras lõplikult Valget Maja ja kogu Donald Trumpi meeskonda. USA president evakueeriti kiiresti meediaesindajatega õhtusöögilt pärast seda, kui hoones kostsid lasud. Pilt Washingtoni hotelli pallisaalis oli masendav. Õhtugleitides naised ja smokingutes mehed peitsid end hirmunult laudade alla, kui saali tormasid raskelt relvastatud inimesed. Sellise kaose põhjuseks oli see, et tundmatu mees relvastatud haavlipüssi ja püstoliga tormas hoonesse ja avas tule. Valges Majas arvatakse juba, et see oli järjekordne atentaat Donald Trumpile, kuid ta kiirustas kinnitama, et see on vaevalt seotud Iraaniga. Kinnipeetud tulistaja ei eristu millegi märkimisväärse poolest. Ta töötas õpetajana ja videomängude arendajana, kuid talle esitatakse väga tõsiseid süüdistusi. Selles saates olen kogunud kogu teabe Donald Trumpi atentaadi kohta, et te oleksite täielikult kursis kõigega, mis toimub. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange saatele like ja kirjutage oma kommentaar. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame värskeid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Aitäh! Järgneb. Nii et paneme kogu pildi kokku. USA president Donald Trump evakueeriti laupäeva õhtul kiiresti meedia esindajatega õhtusöögilt pärast seda, kui hoones kostsid lasud. Juhtum leidis aset õhtul pidulikul üritusel, kus osalesid ajakirjanikud ja mis traditsiooniliselt toimub black tie formaadis Washingtoni Hiltoni hotellis. Meedia andmetel toimus tulistamine saali lähedal, kus õhtusöök toimus. Pärast seda viisid salateenistuse töötajad kiiresti presidendi ja teised kõrged ametnikud ruumist välja. Üldiselt valitses Hiltoni hotelli pallisaalis kaos ja segadus. USA president Donald Trump esines juba tunni aja pärast Valges Majas ja teatas, et tulistaja on kinni peetud. Ja nagu Trump ütles, pidasid kurjategija kinni väga vaprad salateenistuse töötajad, kes tegutsesid väga kiiresti. Üks salateenistuse ohvitser sai vigastada, kuid teda kaitses kuulivest. Columbia ringkonna politseiülem Jeffrey Carroll rääkis, et kahtlusalune oli hotelli külaline. Ja tal oli kaasas haavlipüss, püstol ja noad, kui ta liikus saali suunas, kus toimus õhtusöök. Valvekaamerate salvestistelt on näha, kuidas tulistaja murrab läbi turvameeste ja jookseb saali poole, kus toimus see sama õhtusöök. Kas meil on keegi, kes seal oli? Jah, meil oli. Ta jookseb saali poole. Jah, keegi sõits ära. Jah. Shall I post it as soon as he passed down that? 18, go for Columbia ringkonna prokurör Janine Pero teatas, et kahtlusalusele esitatakse 2 süüdistust tulirelva kasutamises vägivalla kuriteo toimepanemisel ning süüdistus föderaalse ametiku lündamises ohtliku relvaga. Tema sõnul üle kuulatakse vahistatud kohtus esmaspäeval 27. aprillil. Trump lisas, et see juhtum tõestas vajadust ehitada Valgesse Majja pallisaali. Tuleb märkida, et see saab olema turvalisem objekt kui hotelli, kus see õhtusöök toimus.
Ja siin märgin, et Donald Trumpi plaanid pallisaali ehitamiseks Valgesse Majja näevad ette kaitstud punkri rajamist otse lammutatud idatiiva alla. Ja just sellepärast Trump nii väga nõuab pallisaali ehitamist. Tegelikult aga ehitab Trump endale lihtsalt punkrit Valge Maja alla ja see pallisaal sinna peale on lihtsalt kattevari. Sellegipoolest ilmusid üksikasjad tulistamise ja väidetava ründaja kohta kogu õhtu jooksul järk-järgult, kuna USA president ja mitmed korrakaitsetöötajad andsid kordamööda avalikkusele briifinguid. Politseijuht Carroll kirjeldas kahtlusalust kui üksikut tulistajat, kellel ei olnud nähtavaid kaasosalisi. Juhtum arenes kiiresti Valge Maja korrespondentide assotsiatsiooni iga-aastasel õhtusöögil. Üritus, mida Trump muide külastas sel aastal esimest korda. Õhtuprogramm oli sisuliselt alles alanud, kui ühe saali sissepääsu juures kostis valimüra. Muide, Trump väitis, et ta tahtis, ütleme nii, süüdistada mõningaid meediaväljaandeid selles, et need on libauudised, tema lemmikväljend. Aga ta tahtis isegi pärast tulistamist seda õhtusööki jätkata. Aga ta ütleb, et salateenistus keelas tal seda teha. Muidu oleks ta meedia kohta oma arvamuse avaldanud. Nii et Trump ütles, et alguses arvas ta, et see heli oli selline, nagu kelner oleks lihtsalt kandiku maha pillanud ja söögiriistad kukkusid põrandale. Ja huvitav on see, et mõned korrespondendid, kes olid samuti sellel pidulikul õhtusöögil, kinnitasid samuti, et nad arvasid esialgu, et see ei olnud tõenäoliselt lask, vaid lihtsalt kukkus nõusid maha, midagi purunes, kandik kukkus või midagi sellist. Aga keegi ei arvanud alguses, et need olid päris lasud. Aga kui neid järjest mitu tuli, sai kiiresti selgeks, et olukord muutub ohtlikumaks. Pallisaalis puhkes kaos, sest smokides mehed ja õhtukleitides naised hakkasid äkitselt põrandale langema ja laudade alla peitu pugema. Ja need kaadrid, nagu te teate, on juba üle kogu maailma levinud. Huvitav on see, et absoluutselt kõik külalised läbisid pallisaali sisenedes metallidetektorid ja pidid kontrollpunktist läbipääsemiseks esitama välja trükitud kutse. Just sellest kontrollpunktist tungis läbi ka seesama tulistaja. Siiski rääkis üks külaline väljaandele Politico, muide see külaline elas samas hotellis ja viibis õhtusöögil, anonüümselt, et tal õnnestus turvast mööda hiilida ja õhtusöögile pääseda, kuigi ta polnud kutsutud. Ta ütleb, ma lihtsalt elasin selles hotellis ja mul nagu õnnestus sellele õhtusöögile pääseda, kuigi veel kord teda sinna ei kutsutud. Edasi oli pilt juba päris masendav, sest pärast tulistamise algust väljaspool peasaali tormasid relvastatud agendid saali ja hakkasid otsima ning evakueerima ainult valitsuskabineti liikmeid. Õhtusöögil viibisid lisaks presidendile ja asepresident J.D. Vance'ile ka palju võrgeid valitsusametnikke, sealhulgas välisminister Marco Rubio, rahandusminister Scott Bessent, kaitseminister Pete Hegseth, energeetikaminister Chris Wright ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste minister Robert Kennedy Jr. Ja vähemalt mitu neist ametnikest jäid ruumi veel väga kauaks pärast presidendi evakueerimist, sealhulgas Scott Bessent, kes istus saali eesosas ja lihtsalt ootas, kuni agendid tema juurde tulevad. Tulistamises kahtlustatav mees näeb üldsegi süütu välja. Ta on lõpetanud California Tehnoloogia Instituudi ja töötanud õpetajana ning videomängude arendajana. Jutt käib 31-aastasest Cole Thomas Allenist. Ta on selle linna elanik, St. Torrance, Californias. Uurijad usuvad, et ta oli Washington Hiltoni hotelli külaline, kus toimus üritus USA presidendi Donald Trumpi osavõtul. Kuigi hiljem ütles ta, et tema rünnaku sihtmärgiks oli Trumpi administratsiooni esindajad. Seetõttu pole välistatud, et ta teades ette, et seal toimub selline õhtusöök, võttis endale sellepärast toa selles hotellis. Facebooki postitused, mis tõenäoliselt puudutavad Cole Thomas Alleni, viitavad sellele, et detsembris nimetati ta Torrance'i C2 Education kontoris kuuõpetajaks. See on eraettevõte, mis pakkus eksamiteks ettevalmistamise ja eratundide teenuseid kolledžisse astuvatele tudengitele. LinkedIni profiilis kirjeldas Allen end kui hariduselt mehaanikainseneri ja arvutiteadlast, kogemuse poolest iseseisvat videomängude arendajat ning sünnipäraselt õpetajat. See on tsitaat. Selle profiili kohaselt sai Allen bakalaureusekraadi masinaehituses California Tehnoloogia Instituudis 2017 aastal ja magistrikraadi informaatikas California osariigi ülikoolis Dominguez Hillsis 2025 aastal.
Seega tuleb veel välja selgitada, mis olid selle tulistaja motiivid, kuid juba on teada, et Trump ise teatas, et ta korraldab sellise õhtusöögi ajakirjanikega järgmise 30 aasta jooksul. Üldiselt no даже новое место. Praegu näeb info välja selline ja nagu näete, midagi erakordset praegu ei ole, aga vaatame, kuidas see olukord edasi areneb. Seetõttu panen siia 3 punkti, teie arvamused, teie järeldused, kirjutage kommentaaridesse selle video alla, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetusega. Selle video kirjelduses olevate linkide ja makseandmete kaudu või teie ekraanil oleva QR koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!